Ma näitan, kuidas serveril asuvad PHP rakendust oma masinas tööle panna. Ja siin on mul õpilase tehtud PHP testide tegemiseks selline projekt, et näete, siin saab küsimustel vastused panna ja siin saab veel õpetaja eraldi sisse logida ja neid tulemusi näha, kuid kõik see asub serveril siis. Ja kuidas see nüüd siin oma masinas tööle panna, Windowsi masinas? Me teeme seda Xampiga, nii et kõigepealt paneme käima Xampi, Xamp kontrollis, kontrollpaneelis. Kuidas Xampi täpselt installeerida, selle ma võtsin kokku eelnevas videos. Ja kui Xamp käib, siis tuleks kõigepealt saada kätte see PHP kood serverilt. Ja minul siis on ta siin kokku pakitud. Teine variant on tavaliselt võib-olla kõige reaalsem FTP-ga see kood tõmmata. Ja ma juba pakkisin taga siin omale lahti Xamp, htdocs ja PHP test nimelise kataloogi. Nii et nagu kataloogi nimi jäi samaks, mis siin see faili nimi. Ja siin on kõik need failid. No tore. Kõik nagu võiks töötada, kui tühja ta töötab, sest siin on kasutusel 2 andmebaasi tabelit. Ja ma võingi võtta need näiteks lahtisid selle localhostist ja näidata, et niisama ta tööle ei lähe. Nii, võtan ta siit lahti ja panen siia mingisugused praegu lihtsalt numbrid sisse, et saaks kiiremini. Teen lahti, kuid midagi ei tööta, sest andmebaasi tabeleid ei ole. Ja mis ma nüüd teha tahan, on kõigepealt serveri peal andmebaasi tabelitele ligi pääseda. Ja selleks on serveritel ka phpMyAdmin installitud ja siit saan ma siis nendele tabelitele ligi. Nii, ma tean, et selle andmebaasi nimi on PM2002. Siin on hästi palju tabeleid sees. Nüüd ma tahan need paar tabelit kätte saada ja omale siis export-import süsteemiga siia arvutisse saada. Nii, siin on hulk tabeleid. Kõige targem on siis võtta siit export phpMyAdminist. Seejärel välja valida need tabelid. Ma nüüd juba koodis vaatasin järgi, mis need tabelite nimed on, questions ja results, nii et ma valin siit ära questions ja results, kuid tegelikult ma võiksin ka kõik tabelid võtta, kuna võib-olla nad on nagu mahud suured, siis ma ei hakka praegu neid võtma, et näiteks piisabki nendest 2. Nüüd siin ma võtan välja struktuuri ja data ja kuna fail ei ole väga suur, siis ma ei pea, tähendab see andmebaasi sisu ei ole väga suur, ma ei pea failiks salvestama, et ma võin kohe siit go nupuga võtta lihtsalt selle koodi välja. Ja nüüd selle koodi põhimõte on väga lihtne import-ekspordil. Tehakse lihtsalt selline query, millega ma siis teise kohta teen tabeli ja sisestan väärtused. Nii et siin ei ole mingit ime import-eksporti, vaid lihtsalt see eksport genereerib sellise query, mida ma saan teise kohta siis query'na käivitada ja siis justkui nagu imporditakse. Tegelikult seal lihtsalt luuakse need tabelid. Ja siin results tabeli kohta samuti. Nii. Võtan copy-paste selle. Kui see kogu värk on suurem, siis tasub see failiks salvestada, sest läbi brauseri väga pikka joru kopida ei saa. Ja võtan lahti MySQL-i andmebaasi, võtan siit kohalikust masinast siis Xamp kontrollpaneeli lahti ja vajutan siin MySQL-i juures admin nupule. Nii, siis tuleb ta kohalikust masinast kõige lihtsamini lahti. No nii, oleks justkui tore, aga mul ei ole siin kohalikus masinas sellist andmebaasi, nagu serveri peal oli, mille nimi on PM2002, ega ka sellist kasutajat, nagu siit koodist vaadata andmebaasi ühenduse failist,
PM2002 user, parool röövelööbik ja andmebaas siis PM2002. Ja ma peaks need tegema. Eelmises videos ma näitasin, kuidas siis andmebaasi ja MySQL kasutajat teha. Nüüd ma näitan ühte lihtsamat varianti veel selle tegemiseks. Mis sisuliselt teeb see sama, mis keerulisem variant, mida te peaksite ka teadma, aga lihtsamal kujul. Ja see on siis säärane päring, mille me tahame kohalikus masinas käivitada. Create database PM2002, see on semikoolon, saab järgmise käsu käima panna, create user, localhost ja selle parooliga ja anda talle siis sellele andmebaasile kõik õigused. Nii et see teeb sisuliselt sama, mis ma eelmises videos pikemalt näitasin. Kopin siit selle päringu, tulen kohalikku masinasse ja siit SQL, kus on, võtan ta lahti, kopin siia ja Go nupuga käivitan selle päringu. Nii, tehtigi ära mulle nii andmebaas kui kasutaja. No vahepeal jah, on see kopimine, mis ma siin tegin, juba üle kopitud, kuna ma käivitasin selle query, nii et ma kopin siit uuesti need andmed. Ja nüüd ma võin tulla kohalikku masinasse ilusti, panna siit SQL, see nii-öelda siis impordi moment Go nupule ja tehti mulle siia tabelid, questions ja results. Ja kui ma selle peale klikin, näen ma ka nende sisu. Siin on siis questions ja siin on results. Ja kui ma nüüd tulen siia kohalikus masinas siis koodi juurde ja panen refresh, peaks see töötama, kuid ma vaatan, et ta ei tööta sellepärast, et uus XAMPP tahab, et koodidel oleks siis alguses, kus hakkab PHP kood, võt sedasi pikalt see kirjutatud. Kuskil on ilmselt ilma selle PHP-ta kirjutatud, nii et see kood ei tööta. Ma korra panen pausile, ma parandan need vanad stiilid ära uueks, et siis ma saan lõpuni näidata selle video. Vahepeal ma siis möllasin siin üsna kõvasti, võtsin sellise programmi nagu EcoByte Replace Text, mis siis vahetab mul kõik need PHP algused, kus on varasõnok küsimärk taga PHP puudu ära, PHP-ks ja kus juba enne olid, siis tulid sinna topelt, need teeb ka mul õigeks PHP alguseks. Ma lasin kõik failid siin läbi, tegelikult niimoodi ma kavatsengi varsti ka oma kõigi skriptidega teha, et mul omal ka neid vigu enam sees ei oleks, sest uued PHP versioonid vaikimisi neid läbi lasta ei taha. Ja siis vaatasin, et ma panen nüüd kõik tööle, aga tuli välja, et mul oli siin tagurpidi andmebaasi nimetuse kasutaja nimetus. Nii et see näide, mis ma näitasin, et alguses peaks olema teistpidi. Ja kui ma muutsin selle õigeks ja tahtsin uuesti postitada, siis ta ei lasknud mu uuesti seda kasutajat teha, sest kuigi ma kustutasin ta siit kasutaja tabelist ära, ma näitan ka, et nüüd localhost user tabel, siia on see kasutaja ilusti tekkinud ja kui ma ta siit ära kustutasin, siis ta ikkagi uut teha ei lasknud, aga andis mingi imeliku vea teate, tuli teha siis flush privilegs ja siis sai uuesti selle käsu käivitada, et see kasutaja oli kuskil ikkagi mälus. Nii et igal juhul nüüd on see kasutaja siin olemas, PM2002 user röövelööbik parooliga ja andmebaas on samuti, andmebaasil on tal õigused olemas, sellele andmebaasil PM2002, PM2002 userile on kõik, näete, Y-id, kõik õigused. Nii, ja siis kui olid need tagid replace itud ja õige kasutaja tehtud, tulin, panin siin refreshi ja kõik see värk hakkas kohe ilusti tööle. Praegu märgin neid ühe ära, panen valmis, et näidata, et see asi ka toimib. Nii et selline on siis serveri pealt oma masinas andmebaasi toomise protsess, et siin oli mõningaid kitsaskohti, aga üldjuhul peaks see üsna lihtsalt käima. Et ma loodan, et põhimõte sai vähemalt selgeks ja saate ise selle asjaga ära teha.